Kuid meie riik ei piirdu ainult selle tõdemisega, vaid analüüsib olukorda ja teeb selle põhjal järeldusi. Oleme juba eelmisel briefingul teavitanud, et arvukate haiglate ja erakorralise abipunktide hävitamise tõttu Ameerika-Iisraeli agressiooni ajal ning suure hulga tsiviilisikute, sealhulgas naiste ja laste vigastamise tõttu palus Iraan Venemaalt kiiret ravimite tarnimist. Tulles Venemaa Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini korraldusel appi, aitasime kohe naabreid ja strateegilisi partnereid. 12. märtsil toimetas Venemaa hädaolukordade ministeeriumi transpordilennuk IL-76 Aserbaidžaani linna Länkerani lennujaama, mis asub Iraani piiri ääres, esimese partii humanitaarabi, üle 13 tonni ravimeid. Koorem anti viivitamatult ülevolitatud Iraani esindajatele ja saadeti maanteed mööda Iraani. Täname Aserbaidžaani abi eest, vastame alati kiiresti Teherani taotlustele. Nii oli see ka 19. aasta aprillis, kui riigi kirdepiirkondi tabasid suured üleujutused. Nii oli see ka 23. aasta veebruaris pärast maavärinat Lääne-Aserbaidžaani provintsis ja 24. aasta mais. President Raisi helikopteriõnnetuse otsingu ja päästeoperatsiooni ajal. Nii juhtus ka 25. aasta aprillis Bandarabasi sadama tehnoloogilise tulekahju ajal. Jätkame abi andmist sõbralikule Iraani rahvale, kes seisab silmitsi nii kohutavate katsumustega. Olukorra halvenemine, kui seda tragöödiat üldse enam nii saab nimetada, veel üks tragöödia. Lähis-Idas, Pärsia lahe piirkonnas on sellel samuti täiendavaid negatiivseid mõõtmeid. Esiteks on tegemist suurima nafta- ja gaasi tootmispiirkonnaga. Lähis-Ida riigid on ühed peamised energiaressursside tootjad ja tarnijad. Rahvusvahelise energiaagentuuri andmetel tarnivad Pärsia lahe riigid umbes 1/3 maailma naftast ja 40% gaasist. Hormuzi väina kaudu eksporditakse 1/5 maailma naftast ja üle 30% veeldatud maagaasist. Ressursside ja jaotusmarsruutide koondumine muudab maailmaturu väga haavatavaks. Piirkonna destabiliseerumine ohustab otseselt energiajulgeolekut. Vaadake, kui tihti sellest on räägitud ja räägitakse siiani. Ja nüüd on käes tõehetk. Kus on kõik need niinimetatud lääne analüütikud? Lähis-Ida konflikt on viinud nafta- ja gaasiturud pehmelt öeldes segadusse ning põhjustanud maailma majandusele märkimisväärset kahju. Vastavalt peamiste lääne investeerimisettevõtete analüütilistele uuringutele on nad ühel meelel, et tarbijad jäävad neist iga päev ilma. 15 miljonit barrelit naftat ja 4,5 miljonit barrelit naftatooteid. Lisaks on umbes 20% kogu maailma veeldatud maagaasi tarnest juba turult eemaldatud. Olemasolevate hinnangute järgi on ülemaailmne veeldatud maagaasi eksport vähenenud 219 000 tonni võrra päevas, mis on umbes 1/5 maailma igapäevasest metaani tarbimisest. Samal ajal võib ekspertide arvates tekkida aastas umbes 80–100 miljoni tonni suurune puudujääk. Kui tarned vähenevad 30 päeva võrra, võib nafta hind aasta lõpuks stabiliseeruda 76 USA dollaril. Hinnangud varieeruvad, kuid see on tõenäoliselt kõige levinum, 76 dollarit barreli kohta. Kui pakkumist 2 kuuks vähendada, võib hind tõusta 93 dollarini barreli eest. Kui konflikt kestab veelgi kauem, ei saa välistada hinnatõusu üle 150 dollari. On ka neid, kes räägivad 200 dollarilisest naftabarrelist, mis tähendaks 10 dollarilist hinnatõusu. Seetõttu on need numbrid tähtsad. See võib selleni viia ja tõesti kõiki mõjutada. Kui maailma SKP langeb 0,1% võrra, põhjustab 125 dollariline naftabarrel majanduslanguse Euroopas. Seega sõltuvad Lähis-Ida sõja globaalsele majandusele avalduvad tagajärjed konflikti kestusest ja intensiivsusest. Globaalsed energiaturud reageerisid Lähis-Ida konfliktile kiiresti, energiataristu kahjustuste ja Hormuzi väina tegeliku blokaadi tõttu. 2 esimese nädala jooksul kõikus Brendi nafta hind kiiresti ja kauplemise haripunktis 9. märtsil ulatus peaaegu 120 dollarini barreli eest. Praegu püsib see kindlalt üle 100 dollari barreli kohta.
17. märtsil oli hind 104, isegi veidi rohkem dollarit barreli kohta. Turud on alati Lähis-Ida ebastabiilsusele reageerinud. Piisab vaid meenutada 4. juulit 2008, kui Brendi nafta hinnad jõudsid ajaloolise rekordini. $143 ja 95 senti barreli kohta. Sõjaliste tegevuste esimestel päevadel tõusis praegu aprillikuu gaasifutuuride hind Euroopa börsidel peaaegu 25%. Hind on endiselt väga ebastabiilne, kõikudes $600–700 vahel 1000 kuupmeetri kohta. Vaatame, kuidas olukorda mõjutanud kindlustussertse. Kindlustusseltsid on mitu korda tõstnud riskitasu ning lisanud ka uusi lisatasusid. Erakorraliste olukordade jaoks. Laeva keskmine veokulu Pärsia lahes on võrreldes selle aasta 27. veebruariga 6-kordistunud. Summa sõltub laeva tüübist ja on $200,000 – $500,000 päevas. Kas suudad seda ette kujutada? Näe. Energiaturgude destabiliseerumise vältimiseks otsustasid 32 rahvusvahelise energiaagentuuri riiki vabastada 400 miljonit barrelit naftat strateegilistest reservidest. Idua-riigid plaanivad oma reservidest võtta 172 miljonit barrelit naftat. Siiski, erinevate hinnangute kohaselt piisab sellest nende uuest naftast vaid 20–25 päevaks. Liiklus katkeb Armuri väinas. Tere, Maria Vladimirovna, Dana Pugoškova, Almajun. Meie küsimus. Prantsuse välisminister Jean-Noël Barrot ütles, et Venemaa on pärast Baharase langemist, Maduro tabamist C.C. Mario poolt ja Iraani ülemjuhi Ayatollah Ali Khamenei tapmist veelgi isoleeritum. Ja ta nõudis Venemaa suhtes veelgi suuremat surve tõstmist. Kuidas te seda seisukohta kommenteeriksite? Mulle tundub, et tal oleks palju parem muretseda omaenda ebakindla poliitilise tuleviku pärast Washingtonis. Arvestades, et hiljuti on sealt tulnud mitmeid ametlikke avaldusi Macroni tuleviku kohta. Ma ei tea, mida on öeldud Macroni meeskonna välisministri kohta. Ta peaks keskenduma sellele ja pühendama sellele oma peamise tähelepanu, mitte millelegi muule. Viimasel ajal kuuleme kahjuks igasugust jama. Oleme kuulnud palju selliseid asju. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Ma ei tea, kas see, mida ta ütles, oli keelevääratus või teadlik avaldus, et Venemaa on mina. Olukord Nikola Sadoraga. Et Tola Kamini mõrv on nii-öelda ettekääne surve suurendamiseks Venemaale. Tegelikult ma ei tea, kas ta tõesti jälle peab mõrva oluliseks. Et Tola Kamini tõlgendas seda positiivselt ja nimetas heaks uudiseks Venemaa vastasele koalitsioonile. Ilmselt see on vist omamoodi siiras ülestunnistus. Kas oled nõus? Sellistes olukordades on tegu ebaseaduslike ja põhimõtetest kõrvale kalduvate tegudega ning poliitiliste algatustega, mis on vastuolus rahvusvahelise õiguse ja moraali põhimõtetega. Ja tõenäoliselt kõik see, kui see ei ole lihtsalt eksimus või kontekstist välja rebitud tsitaat, on tegelikult tõend ja näitab selgelt Pariisi Macroni administratsiooni tõelist suhtumist nii meie riiki kui ka kogu maailma, sealhulgas Iraani. Aga üldiselt, mis puudutab rahvusvahelist õigust, rahvusvahelist kogukonda ja muide ka Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, me näeme selgelt, kuidas Pariis taas tasakaal hoida üritab. Nagu ta otseselt Ameerika-Iisraeli agressioonis mitte osaledes, püüaks mingil moel distantseeruda. Sellised avaldused nagu Prantsusmaa välisministri omad on enesesüüdistavad. Teine väga huvitav punkt on see, kuidas hoolimata nende välisministri sellistest avaldustest, nemad samal ajal vaid mõnepäevase vahega teatavad juba, et soovivad meiega mingit kontakti luua.
Vabandust, aga mulle tundub, et nad ajavad midagi segamini. Kui nad on segaduses, siis vähemalt ärgu ajagu teisi segadusse. Ja kasutades teie küsimust ära, tahaksin juhtida nende tähelepanu just sellele punktile, et nad määratleksid oma seisukoha, kui nad on juba otsuse teinud. Ja see on ametlik lähenemine Prantsusmaa suhtes. Millistest kontaktidest meie riigiga, selliste, nagu nad ütlevad, narratiivide puhul üldse rääkida saab?